Tere tulemast vaatama PÖFF TV-d. Tegemist on 26. Pimedate ööde filmifestivali ametliku kanaliga. Mina olen Andrei Liimets ja koos minuga on Elmo Nüganen, kes on selles mõttes väga eriline lavastaja, et ta on ainus lavastaja, kellel on tänavuses programmis mitte üks, vaid koguni 2 filmi. Ehk siis Balti filmide võistlusprogrammis on nii Apteeker Melchior kui ka seeria teine osa Apteeker Melchior Viirastus. Tere, Elmo! Tere! Kui sa korra üritad natukene lavastaja kingadest justkui välja astuda ja vaadata lihtsalt sellise tavalise lugeja vaatajana, siis mis on Apteeker Melchiori kui tegelase ja tema lugude ja selle ajastu juures see, mis nii palju inimesi paelub? Tallinn, ajalugu, ajaloohuvi ja võimalus seda keskaegset Tallinnat või siis lihtsalt seda perioodi, mis oli 600 aastat näiteks enne seda aega, kui sa ise oled, et kuidas see võis välja näha. Ja nüüd sõltub väga palju kunstnikest ja kui kunstnikud on hea kujutusvõimega, autentse materjalitunnetusega ja neil on head ajaloolised konsultandid ja nad on lihtsalt andekad inimesed, nagu juhtus meie filmi puhul, Matis Mäesalu ja tema tiim, siis see visuaal ongi see, mis võib-olla vastab sellele inimeste ettekujutusele, et äkki see keskaeg oligi niisugune. Sest missugune ta tegelikult oli, me päris täpselt ei tea. Ja Tallinn võis tol ajal välja näha nii, et kui meil õnnestuks kaameraga tolleaegses Tallinnas reaalselt ringi käia, me isegi ei saaks aru, et see on Tallinn. Kust sina lavastajana šnitti võtsid, et kuidas sellist lugu võiks jutustada? Kas sa mõtlesid krimižanri peale, vaatasid mingeid ajaloofilme, mis sulle eeskujuks oli? Spetsiaalselt ja väga palju ma ei vaadanud. Rohkem ma püüdsin lugeda ja vaadata keskaegsest perioodist pärit materjale. Muidugi ka see nägemus, mis mul varem oli taolistest, aga ka muudest filmidest, aga ma spetsiaalselt midagi niisugust ei vaadanud. Ja küsimus oli see siis milline? Kus sa šnitti võtsid? Tuleb välja, et ma ei võtnudki šnitti kusagilt. Ma lihtsalt toetusin Harglale ja siis kunstniku ja iseenese kujutlusvõimele. Kuna see raamatuseeria, Indrek Hargla raamatuseeria on niivõrd populaarne, siis ma arvan, et Eestis ilmselt oli menu garanteeritud mingis mõttes filmile, aga võib-olla natuke rohkem, ma ei julge öelda üllatavana, aga väga positiivne on olnud see, et film on ka välismaal seni kõnetanud. Sa oled ise käinud siin ühel festivalil, just tuli 2 auhinda filmile Ameerikast. Kas ja mis sind kuidagi üllatanud või kõnetanud on sellise välismaalt tuleva tagasiside juures? Ma arvan, et nende puhul välisvaate puhul võib olla ka huvitav just see, et mida neile visuaalselt pakutakse, ehk siis üsna meie kujutlus või ja ka ajaloolaste kujutlusele sarnast visuaalpilti. Ja seda ju liiga palju ei tehta. Kui hakata mõtlema, et kas see, kui film ei räägi praegusest ajast, vaid ta räägib mingist muust ajast, siis minevikust või tulevikust, siis tundub, et praegu suurem tähelepanu, kinematograafia tähelepanu maailmas tendentsina on ikka tuleviku poole. Ja praegusel hetkel minevikus tegutsevaid tegelasi me näeme vähem. Ja muidugi, mida kaugemale me lähme, seda haruldasem see on. Et ütleme, 19. sajandi algusest filme, esimese maailmasõja, teise maailmasõja ja sealt eelnevalt Belle Epoque'i aeg ja selliseid filme on rohkem. Aga sealt veel kaugemale on vähem ja ma arvan, see on see, mis neid võlub ja kui nad näevad lisaks sellele visuaalsele ajastule, näevad veel ka näitletöid, näevad, et need on tegelikult inimesed ja veel ka käituvad kuidagi mõistetavalt, et me saame aru, miks ta niimoodi teeb ja sugugi ta ei ole, et selle inimese võiks tõsta ka tänasesse päeva, panna teised riided selga, teine kontekst ja ta võiks põhimõtteliselt samamoodi käituda. Ameti ma usun, et ta on seal. Et ma arvan, see on see, mis neid võib võluda. Balti filmi võistlusprogramm on mingis mõttes hea võimalus justkui natukene võrrelda, millised on need Eesti, Läti, Leedu filmide suurimad või kino suurimad saavutused viimase aasta jooksul. Ma ei palu sul kindlasti neid võrrelda, aga olles pikalt näinud Eesti filmimaastikku kõrvalt,
kuidas sa hindad tänast Eesti filmi tänast seisu üldse, Eesti filmitegijate taset? Ma ei julge, mul ei ole ülevaadet Läti ja Leedu, mul on nad üksikud niisugused pildid, ma võib-olla teen liiga neile, aga mulle tundub, et Eesti pilt on üsna hea, võib-olla isegi väga hea, võib-olla isegi parim Baltikumis ja miks ma niimoodi arvan, see on see, et sealt leiab filmi igale maitsele. Et kui sulle ei meeldi, sa ei fänna seda, siis sa võid fännata midagi muud, aga midagi Eesti filmist ühe hooaja või ütleme 2 hooaja jooksul kindlasti keegi ikka midagi leiab. Ja see on minu meelest praegu nagu hea seis. Peaasi, kui nad omavahel tülli ei läheks. Vähese raha pärast, ma pean silmas. Melchiori triloogia on ka maailma mastaabis eriline seetõttu, et sa filmisid kõik 3 osa koos, aga vaatajani jõuavad nad muidugi suuremate vahemikega, 3. osa lükkus siin lausa teistest siis pool aastat edasi. Kuidas sa võtetajal säilitasid selle, et sa räägid ikkagi ka 3 lugu ja kuidas sa eristasid need, et enda jaoks, et iga osa mingisuguse aktsendi ikkagi saaks? Ma arvan, et siin tuli mulle kogemusena kasuks see, et ma olen töötanud pikki aega teatris ja ma tean, mis tähendab lavastada näiteks 3-vaatuselist näitemängu, et sa ei pane kogu auru esimesse vaatusesse ja kõik need 3 Melchiori triloogia 3 filmi stsenaariumit on juba niimoodi kirjutatud sellise arvestusega, et seda võiks võrrelda nii, nagu sa vaatad teatrist ühte pikka 3-vaatuselist näitemängu, kusjuures esimesest vaatust seda võid eraldi vaadata, siis on teine osa, teine vaatus ja siis on 3, kus kõik need, mis on esimeses 2 otsad, on lahti jäänud, need sõlmitakse viimases kokku. Et ehk siis see, ma arvan, võib-olla aitas, et ma tean, et mõni asi peab veel tulema, see ei saa siin tulla, see tuleb 3. Need 3 osa on ikkagi tervik ja lõpuks siis fännid peaks ka kõik 3 osa järjest ära vaatama, kõik otsad kokku viia. Ma arvan, et see võib-olla on kõige suurem elamus. Vähemasti seal Cottbusi festivalil oli niimoodi, et just sellel läbivaatusel, kus olid 3 filmi järjest näidata, seal oli kõige rohkem rahvast. Neid ei olnud sugugi nii palju, sellepärast et Cottbus on 100 000 linn ja kui mõelda, et seal on iga päev on mingi 50 erinevat filmi, eks ole, siis ja veel saksa keeleruum eesti keeles vaadatuna, et neid nii massidena ei olnud, aga nad pidasid kõik vastu ja seal oli kõige rohkem vaatajaid ja seal tekkis kõige rohkem huvi, nii et ma arvan, see järgnev, see, et sa vaatad ära ühe ja siis sul tekib kohe võimalus ja tahe juhul, kui sa tahad, sa võid vaadata järgmist ja sa lähed ühe soojaga kuni lõpuni välja. Sakslastel on siis olnud õnn juba ka 3. osa ära näha, eestlastel veel ei ole. Sa oled rääkinud, et sa üritasidki igal osale natuke erineva aktsendi anda, teine osa oli võib-olla natuke rohkem selline õudusfilmi žanri vahendeid kasutav. Oled sa valmis reetma, et mida 3. osast oodata võib žanri mõttes? No ütleme siis, tegelikult ma võin selle välja öelda, ma arvan, et ehk selles ega ma liiga palju siin võib-olla ei reeda. Ma arvan, et seal on niisugust psühholoogilist thrillerit kõige rohkem. Ja mis Melchiorist pärast seda edasi saab? Siin on olnud ka juba juttu sellest, et see seeria võiks ka jätkuda kinoekraanidel, et ei piirdu ainult selle triloogiaga. No ma ei tahaks öelda, et elame päev korraga, aga filmitegijad ju ikka ma arvan, iga filmitegija, kui ta lõpetab ära ühe filmi, tõelised filmitegijad, kui nad lõpetavad ära ühe filmi, siis nad mõtlevad juba selle peale, et võiks ka teist teha. Kas see nüüd peab olema selle eelmise filmi järg, eks ole. Siin on see võimalus olemas ja kui läheb hästi ja kui on huvi ja tahtmist, siis see võib edasi minna. Nende pikkade seeriatega kipub olema see, et nad natuke ammutavad endasse ka tegijaid pikaks ajaks. Mis sul veel plaanis on? Kas sul on mingeid ambitsioone, lugusid, mida tahaksid rääkida, ambitsioone, mida tahaksid veel realiseerida kui mul kunagi õnnestuks teha veel mingisugune film, siis ma olen mõelnud selle peale, et võib-olla see võiks puudutada kas siis lähemat minevikku või siis olevikku. Et mulle meeldib ajalugu ja mulle meeldib pikad ja vähem pikad tagasivaated, eriti kui nad on, aga midagi niisugust võiks filmis veel olla. Et lugusid tallel on? Palju ei ole, aga mõeldud ma olen küll, jah.
väga tore, aga Elmo Nõganen, suur aitäh täna rääkimast natukene Melchiori filmidest ja mitte ainult esimesest 2, vaid ka siis 3. osast, mis Eesti publikuni jõuab uuel aastal, aga kellel nägemata siis Apteeker Melchior ja seeria teine osa Apteeker Melchior Viirastus on mõlemad PÖFFil nähtavad, osalevad nad Balti filmide võistlusprogrammis, kus on ka palju teisi häid Eesti, Läti ja Leedu filme, nii et vaadake kindlasti. Suur aitäh teile ka seda saadet vaatamast ja kohtume siis järgmistes PÖFF TV saadetes või ennekõike festivalil.